Tšauki, mina olen Nele Kirsipuu ja tänane video on tagasi kooli eri. Ma palusin enda Snapchatis enda vaatajatelt, et nad saadaksid mulle enda kooli ülesandeid küsimusi ja mina siis proovin neid täita. Keskkooli lõpetasin ma 6 aastat tagasi. Koolis olin üsna kehva õpilane, sest ma nagu ei viitsinud. Või ma tahtsin nagu muude asjadega tegeleda pigem. Mul on päris suur pabin sees. Ma ei tea, mis siit tuleb nüüd. Nii, miks ei tohi vahetunnis nutiseadmes olla? See on mingi reegel või? Vahetund on ju nagu paus kooli asjadest. Ei ole või? Miks surid saurused välja loodusõpetus 4. klass? Meteoriit oli või? Oli midagi sellist või? Et siis läks kõik mingi põlema või? Niimoodi, et käis põmm ja siis kõik nagu läks ära. Minu arust oli see stuff või? Miks on islam tänapäeval nii tähtis ajalugu? Ma arvan, et islam see pole mitte tähtis, vaid et miks ta on praegu nagu päevakorras. On see, et seal on nagu islamimaades on probleemid, on ju, mis paneb inimesi liikuma. Marta. Nimeta 3 esimest käände vormi 5. klass. Holy shit. Nimetav, omastav ja osastav. Aga ma ei tea, mis järjekorras need tulevad. Nii, Purks kirjutab, mis on teravnurga siinus 12. klass. See on mingi väga lihtne, on ju. Ja seda kui ma siin hommikul ennast valmis seadsin ja nagu mõtlesin, et nüüd inimesed saadavad mulle neid küsimusi, siis kindlalt on see mingi siinus, kossinus mingi. See on nii mingi oluline. Siis ma mõtlen, et ma pole elu sees seda kunagi isegi leidnud nagu võimalust, kus seda kasutada. Aga ikkagi vist on nagu vajalik, et sa seda nagu korra mõtled, et siis aju hakkab nagu sidapidi ka tööle. Mul ei ole all jaisugi nagu, mis see on siinus. Seal midagi on, midagi sa seal võtad selle mingi nurga ja või mingi selle ääre ja siis midagi arvutad ja korrutad ja ühesõnaga I do not care nagu. Mis on tippnurgad 5A? Ma saan aru, et on tippnurk, on ju, et see kõige teravam nurk või? On see või? Tippnurk on vist see, mis ulatub väljapoole või? Et mitte see sisenurk või? Saan mu õigesti aru või? Kas sulle meeldivad vannipallid? No see ei ole vist see kooli küsimus, on ju. Limpa on taustaks. Ei, mulle ei meeldi vannipallid, nagu määrib ju. Mitu hääleliiki on kokku? Hääleliiki 4A. Hääleliiki. Kas see on nagu muusika või? Issand, ma ei tea isegi neid, seal on 5 häält või? Mingi tenor ja on sopran ja mingi tenor ja bass ja kontrabass. Kontrabass ei ole ju. Alt. No võt, ma arvan, et need on need hääleliigid. Mis on õhkkond 5B? Õhkkond, mis ta võib siis olla? Kas see on loodusõpetus või? Või on see eesti keel või? Mina mõtaks nagu, et missugune, kuidas ma endast nagu selles ruumis siin tunnen, et missugune see õhkkond on. Näiteks 2 inimest, nad omavahel tülitsevad, siis õhkkond on selline ärev. Või siis õhkkond, et nagu mingi loodusõpetus või? Ei tea. Kuidas korrutada järkarve kirjalikult 4. klass? Kas järkarvud on need komakohad, tähendab seda? Et on näiteks 2,3? Ei tea. Miks on linnud looduses tähtsad? 5. klass bioloogia. Sest nad on oluline osa toiduahelast. Nad söövad putukaid, mõned on ju kiskjad, igasugused kullilised. Seal on vist midagi konkreetselt tahetakse teada. Nii, tahaks tervitada Helenit, Riinu ja Helenat ja Samueli. Nii, Helen, Riinu, Helena ja Samuel saavad tervitatud. Gert Marks, Gerti ka. Kristin Varul. Millest koosneb kesknärvisüsteem 9. klass? Kesknärvisüsteem on siis kas see peaaju, seljaaju või see selgroos on ju see aju ja närvid üle kogu keha. Peaaju, seljaaju ja närvid. Miks sa koolist puudud 8. klass? Mul on koolid käidud. Nii keskkool kui ülikool. Kes oli Jumal Zeus 6A? Issand, kui tore. Jumal Zeus oli see Kreeka jumal, eks ju. Seal on neid jumaleid palju. Kas Zeus oli mingi peajumal või? Ja. Mis on murd 5B? Mis on tikkimine? Murd on nagu, et üleval on see mingi, see mitu osa ja see all on, et millest mitu osa. Et kui on näiteks 1 osa 3 osast. Või et kui see või nagu, et tervik on 3 ja sellest 1
siis sa saad nagu selle osa. Tordilõigu teema nagu minu jaoks on murd. Nii, 8. klass. Kuidas saab vett säästa? Paned kraani kinni, kui sa seda ei kasuta. Üldse voolava vee paned kinni, kui sa seda ei kasuta. Vett saab ju tegelikult säästa, kui sa ostad vähem nagu asju. Igasugusete masinate ja vidinate tegemiseks läheb nagu seda jahutusvett mingi meeletutes kogustes. Igast mingid autod ja värgid ja et nagu vähem osta. No võt, nüüd on mul mõned küsimused vastatud ja välja selgitatud, et mina eriti koolitarkusest midagi ei tea. Päris varakult saab nagu lapsest aru, mida haukab aju ja mida mitte. Ma mäletan, ma kasvasin üles ju, vana-vanaema elas meiega koos ja siis oli alati minu vend ja mina ja siis vana-vanaema alati vaatas, et minu venda, et tema on ikka tark, tema ikka oskab ja teeb ja kohe teab. Ja nagu minu peale vaatas, siis on juba, et no see juba eos läheb looja karjana. et minul nagu seda sorti tarkust ei ole ja mida ma tahangi siin öelda, on see, et ka kui on nagu raske koolis nagu pea ei hauka, siis pead hoidma endal meeles seda, et iga inimene valib enda olemuse ja selliste enda annete põhjal peab valima endale elustiili ja selle, kuidas sina nagu elad, et see ei loe tegelikult, mida sa koolis oskad, mida mitte. Seal lihtsalt sellise pingutuse läbi sa võib-olla õpid, mida sina hästi oskad ja mida sa edaspidi, millega sa võiksid tegeleda. Minu käest nagu koolitarkusi ei saa, aga ma võib-olla olen nagu sinu selline meele lahutaja, kui sul on näiteks raske ja igav ja nagu mõtet olla näiteks koolis või nii. Ma annan ühe idee. Võib-olla see sinule üldse ei toimi, aga kui sa oled minu moodi selline uljas ja selline uje ja selline hetkes nagu lihtsalt heljuja, siis nipp, kuidas nagu asju ja kooli asju ära tehtud saaks. Minul näiteks, kui ma millegi loomingulisega tegelen ja mul näiteks tahan, et tuleks nagu mingi hea mõte, siis ma tavaliselt kaunistan ennast millegagi, sest mina nagu kuidagi, mulle meeldib uskuda seda, et looming siis tahab minu poole tulla, kui mina olen kaunistatud. Ja näiteks, kui ma olen kas või täiesti üleni rasvapea ja nagu mingi dress on seljas, siis ma alati panen endal mingi kaunistuse. Ma panen näiteks sellise kaunistuse ja ma kohe tunnen, et siit võib nagu midagi tulla. Kuna koolis käimine on raske asi, sa pead kogu aeg pingutama, kogu aeg õppima, see on väga raske, siis ma teen ühe väikse sellise huvitava asja sinu argisesse ellu. Kui sina saad loodusõpetuse töös parema hinde kui eelmises töös, siis nende vahel ma loosin välja ühe asja. Kui sa loodusõpetuses oled teinud eelmise töö näiteks 3 peale ja järgmine töö on 4 peale, siis sa osaled selles loosimises. Ja sa pead nagu saatma mulle selle, kus on nagu selle töö, kus on see kuupäev ja nagu see hinne ka. Et sa pead saama nagu parema hinde kui enne. Ja ma loosin välja selle asja. See võibki olla sul nagu selline tarkuse nagu antenneki, sul aitab see, ma ei tea midagi. Aga seda ma kasutasin mardipäeva ja Halloweeni videos ja selle ma loosin välja, selle saad sa endale, ma saadan selle sulle ükskõik, kus sa asud. Kui sa oled meesterahvas, siis ma teen sulle lihtsalt trühvleid. Või kui sa tahad seda, siis saad. Aga saatke mulle ja proovige ja ma võib-olla loosin veel midagi välja. Lahe. Pea vastu. Kool on väga raske. Kõik teavad seda. Tee lihtsalt ära ja leia kindlasti kooli kõrvalt midagi, mis annaks sulle jõudu iga päevasse üldse nagu millegi poole üldse nagu, et oleks üldse mille nimel nagu elada. No, mina räägin nagu niimoodi, sest minul oli kool väga hull, et leia mingi kooli kõrvaline asi, mida sulle meeldib teha. Okei, ole tubli. Ilus päev on, kevad on tulekul, teeme ära. Viimased pingutused veel koolis, siis tuleb suvi. Ole tubli. I love you. From the bottom of my heart. Ja, ciao kakao. Just get ready for work. You see me happy work. You see me do me dirt. That's how me